On ju teada, et väike ülekaal tagab ka naha elastsuse säilitamise, et sellised kergelt ülekaalulised inimesed näevad nooremad välja, sest peenikesematel inimestel kipub ikkagi rohkem kortse lõpuks näos olema. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, milline ülekaal on ohtlik ja milline mitte? Ütleme, kui arvestame kehamassi indeks, kui on maksimum 29, siis võib juba muretsema. Kui on vähe ja kui on ainult 3 kilo juurde, 3 kilo või 2 kilo, see ei ole nii halb. Ja arvestagem ainult kehamassi indeks. Ja kui on natuke inimene ülekaaluline 2 või 3 kilo, siis on mõni protsessid töötab paremini, kui on alakaaluline inimestele. Ja nahk on sile ja natukene rohkem jõudu. Ja siis võib jagada sportlased või tavalist inimesed. Näiteks sportlased on kehamassi indeks võib-olla rohkem kui 29. Ja aga see tähendab lihaste massi. Ja siin ka paneme lihaste massi, natukene kehakaal juurde või rasvamassi kehakaal juurde. See on ka võib jagada. Aga kui on juba väga palju, väga kõrge kehamassi indeks, siis võib juba muretsema. Ja teine variant, kui on inimene meeldib oma keha, oma elustiil ja näeb peeglis oma keha, siis kui ei muretse, siis ei ole nii halb. Ainult vaatame, kui liiga palju. Nii ei tohi, aga liiga palju see on 7-10 kilo. See on juba palju. Et sellise kerge ülekaalu puhul, kui inimene on keskeas, ei olegi vaja nii suurt muret endale tekitada. Ei ole vaja nii kohe paanika teha, nii kohe, ei. Ma saan aru, see on probleem mõni inimestele, tahtsin ainult 2 kilo, võt ei lähe. Ma teen nii palju asjad, aga võt ei lähe. Kuidas ma teen 2 kilo? See väga suur probleem ei ole, see on rohkem emotsionaalne probleem. Aga täname teid, Artur, nende kasulike nõuannete ja huvitavate mõtete eest. Aitäh! Aitäh teile ka, väga tore!